Nii, selline pilt. Mis on teie esmased emotsioonid selle pildiga? Mis te siit nagu loete välja? Just vasakpoolne sektor minu vaates. Parempoolne sektor kontrolleritest asjadest nagu ei tea mitte midagi. Aga sina peaksid olema tippspetsialist juba. On nii? Miks ei ole? Minu teada sa oled lõpufaasis. Võiks teada. Nii, aga kui me võtame selle täitsa suvalise asja, see on siis nii-öelda skemaatiline või struktuurskeem, mis näitab seda suurt pilti. Et see ei ole mingi konkreetne mingi tehas, vaid nagu üldiselt näitab. Ehk siis kui me hakkame altpoolt üles liikuma, siis tavaliselt alumises tasemes meil on seal igasugused andurid, täiturid ja siis kontrollerid, mis neid andurid, täiturid juhib. Ehk siis kui me nüüd siin võtame näiteks mingisuguse kontrolleri ette ja paneme sinna näiteks mingisuguse nupu juurde, mingi tulukese juurde, siis me oleme selles alumises tasemes. Ehk siis kõige lihtsam asi, mis on siin maailmas. Et kui ta on väike, siis on eriti lihtne ja kui ta läheb nii-öelda suuremaks ja suuremaks, siis läheb natuke raskemaks. Aga ta ikkagi on selles nii-öelda esimeses tasemes. Et meil on mingite protsesside automaatjuhtimine. Ma loodan, et on arusaadav, mis asi on automaatjuhtimine. Ehk siis automaatselt toimib kõik, et ei pea nagu inimene jälgima selles mõttes, et vajutama nuppu õigel ajal, vaid kõik toimub automaatselt. Ja sealt siis, ei tea, kas teil on piisavalt udune, aga võib-olla mitte, et seal on siis erinevad võimalused, kuidas me saame need andurid, täiturid ühendada. Kas me nüüd ühendame selle nii-öelda mingi mooduliga kokku ja see moodul siis ühendatakse mingi kontrolleriga kokku. Või siis meil on tehtud mingi jaotatud infovahetus, ehk siis näiteks see vasakpoolne minu vaates. Et seal on siis mingisugused andurid, nad on kokku pandud mingisuguse protokolliga. Sinna me jõuame, aga idee on selles, et paneb andurid kokku ja siis viib ühte moodulisse ja sealt edasi. Ja sealt siis toimub see kontrolleri juhtimine. Ma loodan, et on arusaadav, et kontrolleri sees on mingi programm, mis peaks tegema mingit tööd. Näiteks mingi näited teie poolt. Põhirõhk on sulle. Okei, aga igal juhul, kui te olete näinud mingisugust, kõige lihtsam on see mingi konveieri näide, kus sõidavad need pakid seal ringi ja siis toimub mingisugune sorteerimine näiteks. Ehk siis on mingisugune stsenaarium, ehk siis nii suur pakk sinna, nii suur pakk sinna või siis punane sinna, kollane sinna, ehk siis mingisugune sorteerimise stsenaarium käib ringiratast. Ja tihtipeale, kui me ühendame selle esimese ja need järgmised tasemed nagu lahti, siis süsteem ei tohiks katki minna, sest see programm ikka elab seal kontrolleri sees ja ta otseselt ei vaja nagu suurt arvutit ega nii-öelda mingi suuremat süsteemi. Et ta täitsa autonoomselt võib töötada. Ja seda nii-öelda järgmist taset on siis põhimõtteliselt vaja selleks, et jälgida seda alumist taset. Ma ei tea, kas te olete näinud mingisugust, ma ei tea, filmides või uudistest, et istub see inimene ja tal on 10 000 ekraani ees ja seal peal on igasugused skeemid ja tulukesed asjad, värgid. Ehk siis ta jälgib seda suurt protsessi. Et näiteks kui alumises süsteemis on see võimalus olemas, et ta teatab näiteks, et mingi andur läks katki või mingi protsess ei tööta või läks errorisse. Kui seal sisse on ehitatud mingi stsenaarium, et ta peatub, siis ta peatub. Kui ei, siis ta plahvatab, aga siis see info peaks jõudma sinna järgmisse tasemele ja sealt siis nii-öelda operaator võiks istuda ja jälgida seda suurt pilti. Oleks jube hea muidugi, kui kõik oleks automaatne ja kõik lülituks otse välja,
aga just nii-öelda inimese jaoks. Ja sealt nii-öelda teiselt tasemelt saab ka muid asju teha. Näiteks kui on mingisugune tootmisliin toodab, ma ei tea, nii suuri tarkasju, siis teoorias me saame ülevalt saata nagu uue programmi peale. Ehk siis saadame, et tee nüüd nii suuri pakke või kaste. Ja siis saame ülevalt nii-öelda ümber programmeerida seda alumist taset. Ja jällegi me ülevalt teeme siis nii-öelda selle programmi valmis ja saadame sinna kontrollerisse ja kontroller siis täidab seda funktsiooni. Ja siis kui me siit klassist vaatame, siis meil see teine tase oleks siis nii-öelda nagu arvuti ja siis arvutis saadame sinna kontrollerisse ja sealt siis kontroller teeb oma tööd. Ja kui me ühendame selle arvuti ja kontrolleri omavahel lahti, siis kontrolleril on võimalust edasi töötada, et see ei lähe kohe katki. Nii, siis lähme tase kõrgemale, siis management. Et meil Eestis on suht vähe neid kohti, kus seda kõrgemat taset on. Pigem meil on selline, et esimene tase, võib-olla teine tase ja edasi võib-olla nii-öelda ei tehta. Seal on nagu mitu põhjuseid. Esiteks meil ei ole sellist suurt tootmist. Ma ei tea, kas mingi BMW tehas on selline, kus tal on mitu tehas seal kuskil territooriumil, ta korraga saab jälgida kõiki neid asju. Aga meil seda võimekust ei ole. Kõige parem näide selle ülemist tasemest on siis Eesti Energia, sest tal on piisavalt palju neid alajaamu ja elektrijaamu ja kõike muud, et neil on see vajadus olemas. Kui te võtate sellise pluss-miinus keskmise ettevõtte, siis ta jääb nii-öelda esimese teise tasemel ja kolmandal siis võib-olla tekib mingisugune, ma ei tea, info salvestamine näiteks. Ja kindlasti tuleb jälgida ka seda, et kui teil on, teie süsteem on ühendatud nii-öelda tavalisse internetivõrku, et siis mingi suvaline tegelane ei saa ligi. Siis mõnikord on tehtud nii, et näiteks tehas asub seal kuskil Tartus või veel kaugemal ja siis programmeerija on siin nii-öelda Tallinnas ja siis ta meelega teeb sellise nii-öelda ühenduse valmis, teeb kõik need paroolid asjad korda ja siis programmeerib siit nii-öelda kaugemalt. Aga kui midagi juhtub, et keegi saab need paroolid asjad kätte, siis suvaline tegelane hüppab sinna sisse, muudab mingi väärtuse ja siis vaatab, kuidas kõik jooksevad seda ringi. Keegi siis ei saagi aru, miks nüüd on nii suured kastid, vanasti olid nii suured kastid näiteks. Et see on see suur pilt. Selles mõttes oleks jube hea, kui te vaidleks vastu või ütleks ka midagi. Ma saan aru, et meil peame selle teoreetilise osa läbi käima. Nii. Ja siis põhimõtteliselt sama jutt, mis me eelnevalt rääkisime. Ja kui me nüüd vaatame seda edaspidi meie käiku, siis me ka nagu vaatame seda põhimõtteliselt 3 tasandi pinna pealt. Meil on 3 tasemed, andurid, kontrollerid, siis arvutid, operatiiv ja jälgimine ja siis nii-öelda suurem võrk. Seda suurt võrku meil arvatavasti ei õnnestu reaalselt siin midagi kokku panna, aga see nii-öelda esimese ja teise taseme asju me võib-olla isegi ei saa midagi kokku panna. Et meil otseselt ei ole vaja midagi konkreetselt teha, me saame lihtsalt juhtida midagi. Ja ma ei tea, väga huvitav see kontrolleri teema, et ma saan aru, et siin parempoolne sektor pole kontrollerites kuulnud midagi. Samas te peaksite olema ju nii-öelda masinaehitajad. Tooge mingi häid näiteid, kus te võiksite kontrollerit kasutada. Või siis, kuidas te näete oma seda eriala praegu? Te olete ju teine aasta? Olete teine aasta? 3. aasta, lõpetate järgmine aasta või see aasta? Siis te peaksite olema juba tipp-topp selge ju, kus te olete, mis te teete. Aine.
mis on teie see, kuidas ma ütlen, see väljund, kuhu te tööle lähete peale lõpetamist või praktika ajal? On teil praktikad üldse olnud vahepeal? Vot, super. Kus te olite ja mis tegite? Okei, ja mis selle pingi nagu töö põhimõte on? Mis ta teeb nagu? Ja siis arvatavasti tegite kuskil mingi Solid Edge'is mingi asjanduse valmis, need failid saatsite sinna CNC pinki nii-öelda. Ei, käsitsi või? Okei. Aga kas, nojah, see siis oleks nagu esimese taseme asjad, sest te ikka käsitsi lööte neid sisse. Kui te oleksite sinna näiteks mingit arvutit juurde pannud, siis oleks võib-olla järgmine tase juba juures. Aga kuidas te lööte seda käsitsi? Ma nagu ei saa põhimõttest praegu aru. Jah. Et teil on CSM pink ja seal on mingi väike display juures või? Jah, aga neid pinke saab ju panna võrku. Teie peaksite rohkem teadma kui mina. Siis kui nagu jah, siis teil on nii-öelda esimene ja teine tase, ehk siis teil on kuskil arvuti, kus te teete selle, ma ei tea, detaili valmis, saadate need failid sinna täiturisse. CNC pingis arvatavasti on mingisugune kontroller olemas, mis võtab selle info vastu ja siis vastavalt, kuidas seal tehtud on, hakkab freesima, mis see teeb seal. Ja ongi kõik. Nüüd, kui te tahate sinna näiteks mingi veel suuremat tasemet juurde panna, siis teil on näiteks kuskil mingi peaarvuti, kus teil on 2 nuppu, tee auto või tee mootorratas. Teen auto, info liigub sinna järgmiste tasemetele ja siis konveerilt hakkab autosi välja tulema. Siis vajutad nuppu, teen, ma ei tea, mootorratast või käru või mis iganes, siis ta saadab ülevalt kõik need failid laiali alla ja siis hakkab kärusi välja tulema ja nii edasi. Aga CNC asju ma nii hästi ka ei tea. Aga neid saab võrku panna, selles mõttes see on nagu kindel. Järgmine pilt on isegi teie jaoks natukene parem. Nii. Ehk siis DSC on siis jaotatud kontrollsüsteem või detsentraliseeritud süsteem. See tähendab seda, et ei ole keskset juhtimist. Tüüp 1, selle võib-olla ei pööra tähelepanu, aga tüüp 1 nii-öelda. Ehk siis arvatavasti see on nüüd see teie CNC pink, ma ei tea, on see display nagu sealt enam-vähem samasugune teie pingi peal või? Mingi nupukesed, mingi ekraanid? No põhimõtteliselt okei. Ehk siis lähete sinna oma selle display juurde, mis iganes te seal teete, mängite arvutimänge, lööte need asjad kõik sisse ja sealt siis läheb erinevate nii-öelda täiturite peale mingisugune programm. Ja see on siis nii-öelda kõige lihtsam. Teil on keskne display ja sealt siis läheb laiali. Et vastavalt siis, ei kujuta ette, kas me tahame niipidi lõigata või niipidi, siis õige alakontroller saab nii-öelda selle info ja siis hakkab lõikama. Et meie, mitte teie mõttes, vaid nagu üle maailma mõttes, et Ethernet või TCP/IP on see nagu suurem näide suures riigis. Et seal on samamoodi, et teil on üks arvuti ja sealt siis saadate kõikidele alaarvutitele mingit infot. On see meil, on see mingisugune muu info, et siis nagu ühelt saadate laiali. Oota, mis? Nii.
on ka tüüp 2. Ehk siis erinevus võib-olla ei ole nii suur nii-öelda või nii erinev. Aga siin on siis CNC enam näiteks ei ole toodud, aga toodud lihtsalt arvuti. Ehk siis meil on üks arvuti ja näiteks mingisugused arv tööpinke või kontrollereid. Ja sellest ühest arvutist me programmeerime või saadame programme siis igale sellele kontrollerile eraldi. Ja siis näiteks ülemine kontroller on siis teeb ühte tegevust, mis otseselt ei mõjuta teist kontrollerit ja nii edasi. Ehk siis võib-olla kõige lihtsam võib-olla on see, et kui teil on näiteks mingisugune 4 antud juhul siis mingi tööstusliini, kõige parem näide. Ehk siis saadate iga sellele tööstusliinile ühes keskarvutis nii-öelda info ja siis see konkreetne nii-öelda liin teeb siis oma tegevust. Kui te tahate midagi muuta, näiteks mingi teise liini töös, siis saadate sinna programme, siis ta teeb oma nii-öelda tegevust ja nii edasi. Ja jah, ega rohkem ei olegi huvitavat. Et siis sõltub täiesti sellest nii-öelda vajadusest, mis teil vaja on. Et kui teil on tehtud mingid süsteemid, mis mõjutavad otseselt üksteist, näiteks meil on üks tootmisliin, mis, ma ei tea, pakib seal mingit asju, teine järel siis võtab selle paki ja teeb mingit muud asja ja siis on veel mingi tegevus ja veel mingi tegevus, siis peab jälgima, et see vahepealsest lülit ei saa niimoodi programmeerida, et ta teeks mingit X asja. Sest kui see on niisugune vähe pikem tootmisliin, mis toodab midagi lõppkokkuvõttes, ja te sealt võtate mingi väikse jupi välja ja siis hakkate seda muutma, siis te põhimõtteliselt lõhute kogu selle liini ära. Nii. On ka selliseid variante. Siin midagi huvitavat ei ole, et põhimõtteliselt teil on mingi tööstusliin või mingi jupp protsessis, mis on juhitav näiteks kas 2 või 3 nii-öelda kontrolleriga ja need on siis nii-öelda grupeeritud. Seal võib juhtuda nii, et osa seadmeid võtab info vastu ja osa seadmeid näiteks ainult saadab täituritele mingisuguse info välja. Ja siis sõltuvalt sellele siis on skeem üles pandud. Ehk siis kõige parem näide on võib-olla see, et kui teil on näiteks niisugune suhteliselt pikk vahemaa ja te ei pea neid juhtmeid vedama kõige kauemas punktis siia ühte kohta, siis te jaotate laiali ja ühendate kokku siis nii-öelda võrguga. Ja siis üldine põhimõte on sama, et teil on kuskil mingi arvuti, läbi selle teil on võimalus neid gruppe juhtida, programmeerida ja jälgida. Siin on nagu mitu erinevat asja. Et ühelt poolt me tahame jälgida protsessi, mitte ainult see, et me nagu visuaalselt näeme, vaid näeme nagu läbi arvuti. Võib juhtuda, et see tootmisprotsess on mingi ohtlikus keskkonnas ja me ei saa nagu visuaalselt jälgida seda. Näiteks arvuti on seal korrus kõrgemal kuskil ja sealt jälgime seda protsessi. Teiselt poolt me peame saama nii-öelda muuta asju samamoodi, et jällegi arvuti asub seal kuskil teisel korrusel, saadame siia programmi alla ja siis siit vaatame. Aga tihtipeale need muudatused on suht väiksed, sest kui see tootmisliin või protsessi mingisugune konveier pannakse kokku, siis eelnevalt programmeeritakse kõik need asjad ära. Ja kui pärast tekib see muudatus, siis kergem on see muudatus teha nii-öelda juba platsi peal. Näiteks öösel tuleb mingi tegelane ja saadab uue programmi välja ja siis vaatab, kas ta ikka töötab. Nagu te teate, tootmine on niisugune kallis teema, et kui see programmeerija või seadistaja teeb seda kuskilt nii-öelda mitu päeva, siis kõik on nii-öelda rahaline ühik firmale ja ta tahab, et see oleks võimalik kiiresti tehtud ja soovitavalt väljaspoolt tööaega. Ja kui ei tööta, siis
sellel seadistajal peab olema võimalus see vana programm siis peale lasta uuesti, et ei juhtu nii, et ma hävitasin ära kõik ja siis hakkasin nullist ehitama ja siis mitte midagi ei tööta. Et ei ole kõige parem nii-öelda lahendus. Nii. Teie nii-öelda emotsioonid. Ma panin selle ingliskeelse termini ka siia juurde, sest see eestikeelne termin võib-olla ei ole kõige parem. Et meil on field või siis nii-öelda andurid ja kõik, mis sinna juurde kuulub. Nii, kui te loete selle lause, mis te siit loete välja, mis huvitavad sõnad? Mis asi on see regulaator? Mis erinevus on siis kontrolleril ja regulaatoril? Jah, et ta teeb. Ja muidugi võta. Jah, põhimõtteliselt regulaator on tehtud suhteliselt piiratud mingi tegevuse tegemiseks. Näiteks temperatuur langeb, paneme tööle mingi küttekeha. Temperatuur tõuseb mingi väärtuseni, küttekeha enam ei tööta ja siis nii-öelda sisse-välja. Teoorias selle kontrolleriga saab teha põhimõtteliselt sama asja, aga see kontroller maksab lihtsalt rohkem. Kui te saate selle logo mingi 100 euroga ja selle 1200 mingi 400 euroga, et lihtsalt osta see väike kontroller ja et reguleerida sisse-välja temperatuuri võib-olla ei ole loogiline. Te saaksite juba mingi relee baasil selle asja püsti panna. Nii, mis asi on intelligentne andur? Selle peaksid teie teadma kindlasti, masinad. Mis vahe on siis mitte intelligentne või siis tavaline andur? Emotsioonid. Elekter aitab. Nii, aga kuidas te kujutate ette seda tavalist andurit? Mis on teie nagu, kui hommikul ärkate või öösel ärkate ja mõtlete andur, mis teil nagu silmade ees on? Kõige tavalisem see, mis on patareiga. Jah, põhimõtteliselt ei olegi kõige hullem näide. Et teil on mingisugune andur, mis on tavaliselt kõige primitiivse põhimõttega. Kas seal sees on mingi takistus või mingi fotoandur või mis iganes ja teeb nagu kõige lihtsamat asja. Kui me vaatame seda nii-öelda kontrolleri baasil, siis näiteks kõige tavalisem nupp on kontrolleri mõttes ka mingi andur, ehk siis ta näitab, kas nupp on vajutatud või mitte vajutatud. Või siis näiteks mingi lõpulüliti, kas on vajutatud või ei ole vajutatud, tavaline on-off juhtimine. Ja siis kui see andur läheb katki, siis mis te teete? Te võtate kruvikeeraja, tõmbate juhtme tagant ära ja siis panete analoogse asemele. Kui te saate täpselt samasuguse, siis on nagu eriti lihtne. Kui te ei saa täpselt samasuguse, näiteks, et võtate mingi termopaari, millal takistus või mingi parameeter erineb sellest, mis enne oli, siis te peate minema kontrollerisse ja kontrolleris täpsemalt programmi natuke seadistama. Sest kontroller on ju põhimõtteliselt sihuke masin, mis teeb täpselt seda, mis te ütlete talle. Kui te ütlete, et näiteks kui vool on selles vahemikus, siis tee seda stsenaariumit ja kui on selles vahemikus, siis tee mingi muud stsenaariumit. Ja kui teil andur on nüüd valit teistsugune, mis näitab teist parameetrit teatud temperatuuril, siis kontroller teeb ikka ja jälle sama asja, mis eelnevalt oli. Ja siis te peate minema kontrollerisse, peate uuesti seda muutma. Kui teil näiteks mingi muu lahendus, siis jällegi iga see muudatus või parandus
te peate jälgima, et kontrolleris programm oleks ka kuuendatud. Siia mängu tuleb see, kas nüüd on tark Andor, mis töötab nüüd sellisel põhimõttel, et teil on valitud mingi Andor teatud parameetriga ja ta on juba selline, kes salvestab enda sisse siis mingisugused nii-öelda setup faile. Te ühendate sinna kontrolleri külge ja need setup failid lähevad kohe sinna kontrollerisse ja kontroller saab aru siis, mis Andor on sinna ühendatud. Ja kui kaugemas tulevikus see Andor on vaja välja vahetada mingi muu Andori vastu, siis te ühendate selle uue Andori sinna külge ja kohe, kui te ühendate, need setup failid lähevad kohe sinna kontrollerisse. Ta saab esiteks aru, et teil on mingi muu Andor, seadistab ta õigesti ära. Teiseks ta vaatab, kas tekkis mingisugune parameetri muudatus ja seadistab sellega uuesti ära kuidagi. Ja nii edasi. Ja täituritega on täpselt samasugune olukord. Näiteks, kui teil on mingi sagedusmuunduriga mingi mootor integreeritud ja te teate, et ta peab töötama teatud temperatuuril nii kiirusel ja muul temperatuuril nii kiirusel ja siis ta läheb katki. Te viskate selle välja, ostate lihtsa süsteemi ja panete selle külge, siis te peate kontrolleris programmi seadistama selleks, et ta ei hakkaks liiga kiiresti või liiga aeglaselt töötama. Ja sinna tuleb see tark täitur juurde, mis töötab sama põhimõttega, et selle täituri juures on juba väike aju küljes, kus küljes on kõik need setup failid ja kohe, kui te ühendate kontrolleri külge, siis need setup failid automaatselt lähevad kontrolleri külge ja kontroller siis vastavalt seadistab tagasi seda Andorit nii, et süsteemi läheks katki. Hoolduse mõttes see on nagu ülilihtne. Põhimõtteliselt mingi asi läheb katki, viskad selle välja, paned suvalisele asemele, kõik töötab. Miinus on see, et see maksab lihtsalt rohkem nüüd antud aja hetkel. Et palju odavam ja kergem on siis leida see lihtne Andor täitur ja maksta inimesele natuke raha, et seadistaks need kontrolleri väärtused mingisuguses suunas väiksemaks või suuremaks. Aga mida aeg edasi, seda rohkem neid tarku asju tuleb juurde. Et need, kes lähevad kuhugi näiteks hooldusesse või mis need inimeste nimed on, kes hooldavad ja jälgivad, et süsteemid töötavad. Seal peaks teadma, vana projektijuht. Et eriti sellistes suurtes tehastes, kus on mingi, ma ei tea, kas Saku õlletehas, nad läksid nüüd üle kogu selle intelligentsete Andorit täiturite peale. Just sellepärast, et võtad vana välja, paned uus asemele, kõik töötab, et see seisuaeg on nii minimaalne. Vanasti oli nii, et mingi asi, oletame, et midagi juhtus ja see konveieri mingi asjandus läks ja lõhus ära selle Andori, lihtsalt tükkideks. Ja siis see vahetus, vähe sellest on vaja see mehaaniline tegevus teha, vaja ka seadistada. Kui mehaaniline tegevus on veel lihtsam, et tõmbad seal mingid kruvid lahti, paned uue asemele, käib küll, kleimid järgi, aga just see programmi mõttes. Et tihtipeale tehakse see programm valmis ja siis ta elab seal kontrolleris ja tavaliselt seda keegi ei puutu enne, kui ta katki läheb. Kui ta katki läheb, siis hakatakse üldse uurima, kes tegi ja mis tegi. Sest mõnikord on nii, et pannakse konveier tööle ja siis ta töötab pikemat aega. Ja see inimene, kes kunagi programmeeris selle kontrolleri, siis ta enam vist ei mäleta, mis ta tegi seal. Kui see programm on tehtud ka selliselt, et kuidas ma nüüd ütlen hästi, halvasti, ehk siis seal ei ole nagu selgitusi, mis on mis ja kõik on tehtud nii, et peaasi töötaks ja siis sa võtad selle programmi lahti ja sealt ei saa mitte midagi aru. Ja nii edasi. Ja siit tuleb see field network ehk siis töömaa või välivõrk või välikeskkonnas. Nii. Nii, selle kohta emotsioonid. Et need ingliskeelsed terminid on natuke paremad, aga panin ka eestikeelsed juurde. Mul seal materjalides on ka päris palju ingliskeelset teksti. Mõnikord on see, et sa tõlgid selle ingliskeelse teksti ära ja siis läheb ainult hullemaks.
kergem on see ingliskeelne termin sisse panna. Nii. Ja siis emotsioonid. Et nagu eelnevalt rääkisime, me tahame, et see info liiguks edasi-tagasi. Mis me nüüd selle infoga peale hakkame, seda me veel ei tea, aga me tahame, et see liiguks. Sest mida rohkem see info liigub, seda rohkem see võimaldab meil jälgida süsteemi vajadusel õige hetkel asju välja lülitada või siis veel parem, et ta ise lülituks välja või mingi muu lahendus. Et meil on vaja see communication ja sealt tuleb see network. Ootan igaks selle pildi ka ette. Ja laias laastus võib nii-öelda, kui ingliskeelset terminit vaadata, siis on field, control ja information. Kui te natuke, kuidas ma ütlen, ingliskeelt jagate, siis need terminid on palju paremad kui need eestikeelsed vasted. Et field on siis see, mis teeb kõik meie siin nii-öelda tööstus, kuidas ma ütlen, liini peal kõik need tegevused ära. Järgmine kontrollib seda alumissüsteemi ja ülemine siis korjab kokku igasugust tarka informatsiooni. Sest praegu ettevõtted tahavad, et kõik oleks optimeeritud nii-öelda tipptasemel. Iga see seisuaeg, see ju maksab raha. Kui te suudate nii-öelda päevas kas või nii-öelda 5 minutit nii-öelda kokku hoida selle protsessi peal, korda see nii-öelda aasta aega, siis on juba päris suur minutite arv. Ja iga see minut maksab ja siis see on see motivatsioon nende jaoks. Selleks, et me sealt ülevalt saaks aru, mis seal all toimub, meil on vaja, et see altpoolt võimalikult palju igasugust statistikat tuleks ülesse. Näiteks kui meil on mingisugune konveieri liin ja me saame aru, et 3 esimest lüli töötavad nii-öelda 90%-ga, järgmine lüli töötab 20% tootlikkusega ja siis uuesti 90%-ga, siis on nagu loogiline aru saada, et on vaja minna selle 20% juurde ja siis vaadata, mis seal probleem on. Kas on mingisugune füüsiline takistus või mingi muu takistus, äkki on vaja natuke lihtsalt timmida seda programmi, et hakkaks uuesti töötama korralikult ja summarum ikkagi saate kasu firma mõttes. See on see loogika. Nii. Eelised. Lugege läbi ja kommenteerige. Loeme koos. Tundub, et olete nii aktiivsed, et see esimene punkt, mis te selle all siis nagu mõtlete või aru saate? Mis teie jaoks on siis nii-öelda andmeturbe või kontrollinfo? Ma arvan, et teie, kui te siia kirja panite, siis arvatavasti arvasite, et teeme siin nii-öelda arvuti asju, serverid ja nii edasi, nagu siin eelnevalt oli öeldud. Aga seal on erinevused. Et kui me lihtsalt vaatame seda infovõrke, mis on seotud nii-öelda arvutivõrkudega ja tööstusliku infovõrkudega, seal on erinevused. Et muidugi nad baseeruvad nii-öelda suht sarnaste nagu põhimõtetega, aga me ei saa näiteks mingi elektrijaama ühendada üldisse võrku ja siis loota, et keegi sinna sisse ei lähe. Ei hakka seal mingid parameetrid muutma. Piisab mingi ühest parameetrist, siis süsteem näiteks kas kuumeneb ülesse või tekib muu mingi asjandus. Et jah, seda ei saa jälgida. Sealt kõrgemate tasemete peal, seal juba on niisugune üldine arvutivõrkude teema. Aga just siin allpool on natuke pilt teissugune. Nii, andmeturbe, mis teil see idee on? Või kuidas te seostate seda sõna oma eluga?
keegi teist ei olegi häkker või? See võib naljakas olla, aga oletame, et kui te tahate teha nii-öelda halba maailmas, siis nii-öelda lõhkuda selle elektrijaama kuskil siin, kus meil siin lähedal on, või alajaama näiteks, see toob rohkem nii-öelda kahju mõttes. Või kui te olete nagu raha peal väljas, siis on nagu teine jutt. Sest näiteks kui te saadate, mis on selle krüpteerimise põhimõte, et avad faili, siis ta krüpteerib teie selle arvuti ära. Noh, häkkerid. Mis asi? Jah, lunavara. Et põhimõtteliselt sinna kontrollerisse te lunavara peale lasta ei saa, sest ta ei võimalda seda lihtsalt. Ja teiseks, see lunavara on tehtud rohkem sihuke nagu Windowsi baasil. Samas praegu on juba sellised olukorrad, kus uuemad kontrollerid töötavadki Windowsi baasil. Et neil on Windows ja siis peale lastud siis nagu oma programm, see ongi teie oma kontroller. Eelis on see, et Windows masinad on nii odavad, et te saate nagu rahas kokku hoida. Aga miinus on see, et kõik need hädad, mis on nagu Windowsi peal, on ka siis kontrolleri peal. Kaasa arvatud seda, et ma ei tea, Windows XP peal töötavad mingi alajaamad ja mingisugused elektrijaamad, et mis ei ole nagu kõige parem variant. Kui me võtame selle kõige lihtsama nii-öelda kontrolleri, mis ongi mõeldud nii-öelda kontrolleri mõttes, kas Siemens või mingisugune muu firma, siis sinna peale lasta lunavara on äärmiselt raske. Ta ei ole nagu tehtud selle jaoks. Ja inimesed, kes sellega tegelevad, nad pigem ei võta selle asja ette, sest seal on täiesti teistsugune tööpõhimõte. Nii, punkt 2. Alustame siis paremat poolt. Mis see täielik digitaalne suhtlemine on teie jaoks? Mis on selle vastand? Kas te näete erinevust nii-öelda analoogssignaalid ja digitaalsignaalid? Näete erinevust? Ehk siis meie siis nii-öelda alumistel tasemel igal juhul me räägime siis nii-öelda digitaalsete signaalidega. Kui meil on mingisugune analoog andur või täitur, see info läheb sinna alguses kontrollerisse ja kontroller juba digitaalselt liigub, saadab info edasi. Või see ongi laiendusmoodul. Et ikkagi digitaalselt igaks juhuks küsin, miks kogu meie maailm on nagu digitaalsel suhtlemisel üles ehitatud? Mis on teie ideed? Et miks me räägime nagu ühtedest ja nullidest? Olete seda Matrix filmi näinud, kus ta vaatab ja kõik on nagu mingid ühed ja nullid jooksevad silmade ees? Nagu, mis see point on, mis see eelis on? Miks inimesed võtsid selle suuna ja siis nagu liiguvad sealt edasi? Sest alguses oli olukord, kus kas me hakkame nüüd infot edastama analoogssignaalidega või digitaalsete signaalidega. Miks mindi nagu digitaalsete signaalide peale üle? Miks ei jätkatud analoogssignaalidega? Analoogssignaal on kõige lihtsam, on need raadiolained. Kui kellelgi on kodus see vana tüüpi raadio veel, mis on antenniga. Noh, kiirus on põhimõtteliselt elektrisignaali edastamise kiirus. Et too hetk seda, kuidas ma ütlen, eelist ei olnud. See on juba praegu, et sa suudad valguskaabliga edastada palju kiiremini, aga siis ei olnud seda valguskaablit. Siis kui nad otsustasid, siis see ei olnud faktor. Sest analoogsignaal võimaldab ju põhimõtteliselt puhtama signaali, ehk siis näiteks kui te olete, kuidas ma ütlen, audioinimesed, olete audioinimesed või? Keegi kasutab äkki neid võimendeid asju analoogssignaalidega. Keegi ei kasuta, okei. Aga audiosignaaliga audiofail on palju puhtam nii-öelda kõla mõttes kui digitaalne.
näiteks kui te võtate mingi digitaalse audiofaili ja kompressite teda nagu kokku, siis see kvaliteet langeb. Ja mingi hetk kõrv hakkab ju kuulma. Et vahepeal nagu inimese kõrv ei erista, kas ta on nüüd, ma ei tea, nii palju kilobitte või nii palju kilobitte, et ta ei erista, aga mingi hetk hakkab eristama. Kõige lihtsam vastus on see, et kui me võtame selle analoogsignaali ja hakkame seda võimendama, sest meil on vaja edastada kaugemale ja kaugemale, siis läbi võimenduse iga see, kuidas ma nüüd ütlen, hälve või mingi müra, see ka võimendatakse teise poole. Et kas, ma ei tea, äkki keegi on kuskil laulnud kuskil karaoket või midagi taolist. Võtate selle mikrofoni, laulate nagu vaikse häälega, aga panete selle heli nagu maksimumi peale. Iga teie see hingamine ja kõik see annab kohe nagu efekti sinnapoole. Ja sellepärast alguses oli võimalus nii-öelda analoogsignaaliga edasi minna. Aga kuna me tahtsime kaugemale transportida seda infot, siis see kadus ära. Digitaalsignaaliga on natuke kergem, just sellepärast, et meil on ühed ja nullid. Teda kas ei ole või teda on. Et tähendab seda, et näiteks saadame siia 100 meetri peale digitaalse signaali, peale 100 meetrit hakkab juba sumbuma, meil on vaja võimendada seda, sest tavaliselt selle kattkaabliga on see 100 meetrit sihuke piir. Panete võimendi otsa, võimendate seda veel juurde, kuigi te võimendate ka seda nii-öelda müra, mis seal signaalis jookseb, aga ta ei ületa selle nulli piiri, selle kas on või ei ole. Ja nüüd on küsimus on see, et mina kui saatja pean saatma välja ühtede ja nullide jada ja teine pool peab aru saama, mis ma tahtsin talle saata. Ehk siis meil peab olema kokku lepitud mingid reeglid, et näiteks kui ma saadan näiteks 4 ühte, siis tema saab aru, mis ma tahan tema käest. Või kui ma saadan näiteks 1-0-1-0, siis tema peab ka aru saama. Ja sealt tulevad mängu need nii-öelda protokollid ehk siis kokku lepitud reeglid, kuidas toimub andmeedastus. Kui me näiteks siit hakkame saatma infot kuhugi sinnapoole maja, siis me ei saa saata nagu stabiilselt, ma ei tea, palju te tõmbate selle filmi, mingi 1,5 tundi arvatavasti, kui te hakkate mingi filmi tõmbama. Ei saa seda filmi tõmmata 1,5 tundi, sest kui te lööte selle kanali lukku, siis tema, see vastaja, ei saa teile mitte midagi enam saata, sest te lükkasite kanali lukku ja suhtlus on nagu ühes suunas. Sealt nad hakkasid mõtlema, et me ei hakka seda ühe suure jadana saata, vaid lööme nagu juppideks, pakettideks. Ehk siis siit me saadame paketi, kuna see käib suht kiiresti, siis ootame natuke aega, vaatame, kas tagasi tuleb. Kui ei tule, siis saadame uuesti. Ja kuna kiirused on nii kiired, kogu see suhtlus käib ülikiiresti. Ma ei tea, on teil kodus internet või? On teil mingid 4 megabitti sekundis ja mingi sellised numbrid? Ehk siis ühes sekundis saate nii palju megabitte saate vastu võtta. Et kui te kodus kunagi olete, siis võite vaadata. Ehk siis sekundi jooksul me saame nii palju saata välja ja vastu võtta. Jah, see on see digitaalne asjandus. Mis kaugkonfigureerimine ja kaugdiagnostika on teie jaoks? Pakkuge huupi. Et näiteks kui teil Tartus mingi tehas läheb katki ja sealt keegi helistab, et näed, mul on katki, siis te ei pea kohale sõitma, tõesti avate siit nii-öelda kaugsuhtluse ja avate selle alumise kihi mingi kontrolleri ja sealt vaatate, kas ta annab mingi errorid sisse. Kui ta ei anna errorid sisse, siis võib hakata mõtlema, mis toimub. Aga kui on mingisugune näiteks, ma ei tea, mingi andur läks katki või mingi ühendus läks lahti, siis selle info te peaksite kätte saama. Nii,
jah, 4. punkt ülevalt. See on ka päris huvitav. Ehk siis märksõna on see, et hoiate kokku selle kaabelduse pealt. Isegi vist natuke rääkisime seda teemat. Oletame, et näiteks meil on see maja, on ju, ja siin on üks kontroller kogu selle maja peale. Ja andur näiteks asub seal teisel pool maja kuskil. Tähendab seda, et me peame selle kaabli tõmbama siit kontrollerist sinna andurini. Ma ei tea, visualiseerige mingi kõige kaugemat punkti, mis te siin tunnete. Ja siis te võib-olla juba hakkate aru saama, et kui me nii-öelda õhulennult lähme, siis võib-olla ei ole kõige hullem. Aga me ei saa seda teha, me peame mööda kaabliredelit liikuma. Ja see ületab juba selle maksimumi, ehk siis oletame 100 meetrit. Selleks, et siin ei toimuks nii, et siin on mingi suur kontroller ja siit oleks nagu ämbliku võrk läheb laiali igale poole. On siis tehtud nii, et pannakse näiteks sinna korpusesse oma kontroller, siia kontroller, sinna kontroller ja siis nende peale siis mingi peakontroller. Ja siis andurist juhtmed lähevad kontrollerisse, sealt infot juba muundatakse meie mõttes siis infoks ehk siis andmesideks ja siis see andmeside läheb siia masterisse. Ja siis me hoiame selle kaabli peal kokku. Ja siis nii edasi, nii palju kui neid on. See võimaldab meil tulevikus ka laiendada seda süsteemi. See võimaldab meil ka seda, et me saame suhteliselt hästi aru, kus see probleem tekkis. Et me näeme, et näiteks probleem on seal korpuses. Lähme sinna, sealt siis vaatame näiteks sisend 1 on näiteks katki. Teeme selle kontrolleri lahti, vaatame, kas juhtmed on korras. Oletame, et on korras, siis lähme sinna seda keskkonda vaatama, kas seal on korras. Kui seal on korras, siis vahepeal kuskil selle keskkonna ja kontrolleri vahel ongi probleem. Siis hakkame seda otsima, äkki kaabel on katki, äkki mingi muu probleem. Ja nii edasi. Ehk siis see hoiab päris palju selle kaabli peale kokku, nii-öelda sumaarumis. Annab võimaluse laiendada. Ja kui teil näiteks tekib olukord, kus tahate vahetada süsteemi välja, siis te saate näiteks vahetada niimoodi, et te lähete sinna kontrolleri juurde, vahetate selle klotsi välja, panete uue klotsi asemele, aga kõik juhtmed jäävad alles ja siis on vaja lihtsalt seadistada. Ja nii edasi. Ja hajutad kontuurid, et sinna võib-olla isegi jõuame hiljem. Ja loogiline juhtimine on ka, et peaks olema arusaadav. Viimane punkt. Saan aru, et hommikuvara, liiga rasked sõnad hommikuks, kolmapäevaks. Et kujutage ette, et teil on kontrolleri küljes mingisugune andur. Kui ta on selle kontrolleri küljes, see tähendab, et te saate selle anduriga ju põhimõtteliselt mõõta, kuidas ma ütlen, kõiki parameetreid, mis andur võimaldab mõõta. Kui see on näiteks mingi temperatuuri andur, me saame ju mõõta selle temperatuuri, mis see andur võimaldab, näiteks mingi -20 kuni +50. Me saame kogu selle spektri vahenduses lugeda neid infot. Ja kui me oleme vähe targemad, siis me saame näiteks ühe teatud temperatuuri vahemikus teha mingi ühte stsenaariumit, siis teist stsenaariumit, kolmandat stsenaariumit, mis siis võimaldab meil rohkem teha neid asju. Ja kui me oleme neid samuseid andureid siin maja peal ringi pannud igal poole, siis me saame juba mõelda nende igasuguste stsenaariumite peale, mis on võimalik ja mis ei ole võimalik. Ja nii edasi. Nii. Meil aeg on, ma arvan, äkki jõuame veel või äkki.
kontroll, ehk siis järgmine tase nii-öelda. Nii, mis teie emotsioonid, just see nii-öelda teine lause, ehk siis võimaldavad juhtida erinevate tüüpide PLC-si. Mis emotsioonid on sellega? Ma saan aru, et see on raske tekst. Ma copy paste isin sealt kuskilt. Aga kas te nüüd kujutate ette, et maailmas on rohkem kui üks PLC tootjaid? Kui siin Euroopas oleme siin nii-öelda rohkem Siemensi peal, siis kuskil Ameerikas on, ma ei tea, kas Allen Bradley või Rockwell või mingi muu asi. Ehk siis, ja kui lähme Hiinasse, seal on üldse omaette maailm. Aga selle taseme peal me saame näiteks erinevad kontrollerid kokku panna. See tähendab seda, et näiteks see tuba oli tehtud näiteks ühe süsteemiga ja kõrvaltuba on tehtud näiteks teise süsteemiga, mis otseselt omavahel ei saagi suhelda. Meil on vaja peale panna mingisugune master või suurem nii-öelda kontroll ja läbi selle me saaks suhelda. Kas meil on vaja suhelda kahe selle ruumi vahel või mitte, ei oska öelda, aga meil on vähemalt vaja teada, mis seal ruumides toimub. Et näiteks kui isegi need protsessid ei ole omavahel seotud, siis tahaks teada, kui siin midagi plahvatab. Oleks nagu super. Ja nii edasi. Ja kõik see programmeerimine, diagnostika ja nii edasi. Et muidugi nii-öelda ettevõtte mõttes oleks jube hea, kui oleks ühte tüüpi kõik. See oleks nagu super. Siis te hoiate kokku just selle remondi pealt ja vahetuse pealt ja juhtimise pealt, aga alati ei saa olla see ideaalne lahendus. Tihtipeale on see, et võetakse hinna järgi, mis on odavam, ongi kõik. Eile oli odavam see, täna on see. Jälgitakse, et nad saaksid omavahel suhelda, nii-öelda, kuidas nüüd öelda, infot vahetada, aga lõppkokkuvõttes hind määrab. Lihtne. Nii, aga las ma vaatan, mis meil siin on. Jah, võtame selle kiiresti läbi, me ei jõua, mul on 5 minutit, 4 minutit. Ärge pahandage. Nii, ja siis, kuidas ma ütlen, järgmine. Siin läheb juba natuke raskemaks. Et meil Eestis on suht vähe neid kohti. Eesti Energia on niisugune hea näide, et neil on neid. Siis võib-olla on mingisugune vähe suurem tehas, mis on seotud näiteks mingisuguse välismaa riigiga, näiteks toodab mingit juppi. Ja sealt välismaa riigist tuleb näiteks arusaamine, et meil on vaja järgmise kuu jooksul näiteks nii palju neid juppe, mingit detaili. Sealt ülevalt tulebki see info, et selle kuu jooksul peate looma nii palju detaile. Ja siis see nii-öelda on üle riigiline juhtimine. Aga meil on suhteliselt vähe ikkagi. Et ma olen kuulnud, et kuskil Saksamaal on mingi BMW tehas, et seal on nagu eriti rangelt tehtud. Et see tähendab seda, et me põhimõtteliselt arvutis saame jälgida iga mootori, iga anduri hetkeolukorda. Näiteks kui me tahame teada, millal see mootor töötab või millal see ei tööta, me saame reaalajas jälgida seda ja saame aru. Ja rääkimata juba sellest, et midagi juhtub. Kuskil Saksamaal on ka sellised tehas, kus ühelt poolt tuleb metall sisse ja teiselt poolt läheb auto välja. Nagu täisautomaatne kõik. Aga see on juba natuke, meie jaoks on see raskem. Seal on juba need
turvalisuse küsimused palju raskemad. Me ei taha, et tellisime BMW-si ja tuleb välja mingi, mis seal BMW grupis on, Volkswagenid või midagi.